Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik. Tere! Kuulate podcasti Loomaarst taskus. Mina olen Tiina Toomet ja minu vastas istub Emma Jäger. Emma, kuidas ma sind peaksin siis tituleerima? Koeratreener, koerakuulaja, koerakasvataja? Kuidas sa ise ennast nagu nimetaksid selle koera seisukoha pealt? Koeratreener on vist täitsa paslik öelda, et mulle väga meeldib tegelikult alati vaadata seda tervikpilti, et inimene seal koera kõrval on minu jaoks täpselt sama tähtis kui koer siis. No sina ju treenidki, ma arvan, seda inimest ja inimene treenib koera, sest sellesse koera treenimisse, kus koer võtaks inimese käest ära, tehakse täst Illi Kuku, kes kuulab seda kodanik X-i, aga omaniku pärast ikka ei kuula sellesse treenimisse, mina väga hästi ei usu, ma ei tea, mis sina arvad, aga... No siin ongi see, et välismaal on ju see board and train on päris levinud asi, aga seal peab olema niimoodi, et sellel inimesel ja sellel treeneril peab olema väga hea üksteisest arusaamine, et inimene oskaks seda pärastpoole rakendada, et see on pigem, see nõuab ikkagi omanikupoolset tööd, et arvatakse, et see on siuke tore produkt, et sa viid koera sinna ja siis sa saadki nagu tagasi valmis nagu asja, aga tegelikult ei ole jah, et tegelikult peab ikka ise ka tööd teha pärastpoole. Aga meie tänane teema on hoopis teine. Ma siin hakkasin juba vasakule ära minema, see on ka väga huvitav asi, aga me tahtsime hoopis rääkida täna sellest, et kas ja kuidas koera igale poole kaasa võtta. Sest jälle mina, kes ma armastan neid põikeid minevikku, mäletan oma lapsepõlvest, et kui mul oli veel 2 puudlit, see oli veel eriti imelik, et inimesel on 2 koera ja ega neid kohti ikka, kuhu selle koeraga minna oleks võinud, eriti ei olnud ja poeukse taha ka pidime nad jätma ja noh, rongis nad mul oskasid sõita suukorviga, aga tänapäeval ju noh, varsti tundub, et peaaegu igale poole. Ja ühest küljest on see ju tore, see tähendab, see näitab meie ühiskonna aremist, et saadakse aru, et koer ei ole mingisugune valve atribuut, vaid on ikkagi perekonna liige, aga teisest küljest ikkagi me peaksime vaatama neid aspekte ja neid ma tahtsingi nüüd sinuga rääkida. No võib-olla alustame sellest, et on ju inimesi, kes ei tunne ennast hästi, kui koer on väga lähedal. Et kuidas me ei saa ju neid inimesi hakata nüüd õpetama, me võiksime neid õpetada ühiskonnana, aga me sel hetkel ei saa ju neid õpetada, et kuidas sellest välja tulla sellest olukorrast? Just see on asi, mida ma ise ka hästi palju olen märganud ja siin on hästi palju erinevaid tahkusid. Üks asi on see, et võtta, kui inimesed jalutavad tänaval ja neile tuleb vastu teine inimene, mida ma näen, et koeraomanikud Eestis väga naljalt ei tee, on see, et nad ei võta oma koeraga kontakti ja nad ei astu tee pealt kõrvale. See on ühest küljest just kui overkill on ju, et miks ma peaksingi seda tegema, mul on sõbralikud koerad ja niimoodi, aga tegelikult see annab teisele inimesele signaali, ma arvestan sinuga, ma olen siin täpselt nii, nagu tegelikult kui mulle tuleb vana inimene vastu, siis ma ju ka annan talle teed, et ma ei pea seda tegema, aga ma teen seda selleks, et teine tunneks ennast turvaliselt, et seda ma näen ühe asjana ja kindlasti võtta kõik need koera tahe, osad inimesed ei pane isegi rihma otsa sellises olukorras ja see on nagu väga suur probleem, sest et see tekitab sellist ärevust. Ja teine asi on see, et selleks ei peagi olema mingi koerte suhtes ärev inimene. Näiteks minul endal isiklik kogemus, ma läksin sükesesse natukene fancymasse söögikohta, mõtlesin, et nii tore, ma olen mitte koera inimesena, mitte karvasena, mitte tatisena, lõpuks ometi sotsialiseerumus linnas. Ja siis jalutas mingi inimene sinna kohvikusse või kohta sisse, koer oli tal lahtiselt ja see koer tuli lihtsalt kohe tuli uudistama, et mis head lõhnad mul seal on. Ausalt öelda, mul ei meeldinud. Mul oli kohe see, nagu, ma ei öelnud küll midagi pahasti, ma lihtsalt teadsin, kuidas seda kontakti vältida, et vaata, kui sa oskad koertega ümber käia, siis sa saad nagu natukene edukamalt nende tähelepanu endast eemale juhtida, aga sellistes kohtades liikudes on tegelikult koera omanikul ikkagi vastutus, et ta peab mõtlema sellele, et kuidas tema koer mõjutab teisi inimesi, et last me ju ei lase kuskile hüppavad ja selle kuskil süllema ootamatult. Jah, aga see on ka võib-olla ka mõttemaalini natukene muutus, sest et minul oli 20 aastat rohkem tagasi, mul oli bokser, hästi suur, aga väga sõbralik ja temaga jalutades ma mäletan, ma võtsin ta alati lühema rihma otsa. Aga mulle alati tundus, et äkki see on nagu vale signaal, et äkki ma annan sellise signaali, bokserite kohta üldse ju arvatakse, et need on hirmus kurjad ja lõuad jäävad kinni ja kunagi ei avane enam, kui ta on ammustanud. Et äkki nad arvavad kõik, et mul on mingi eriti tige koer ja siis vaeseks, et lähevad veel kaarega. Et siis ma olin nagu natuke kahe vahel, aga praegu, kui mul on siis see saksa lambakoer, kes tegelikult, keda üldse inimesed ei huvita, kes lihtsalt lontsiks ilmselt mööda, siis ma jälle mõtlen selle inimese seisukohalt, et ta on ikkagi suur koer,
must saksa lambakoer, see võib mõnele olla hirmutav, et mul ei ole üldse raske selleks hetkeks võtta teda kõrvale. Et see ei ole keeruline, et see on lihtne tegevus tegelikult. See on tegelikult ka selline asi, et me saame ju vaadelda ka inimesi, kes meile vastu tulevad ja kui ma juba näen, et inimene hakkab minema teisele poole teed, muidugi ma kiiresti, ma siis tavaliselt isegi hõikan, ütlen, et kuulge, mul on koerad kontrolli all, vaadake, ma võtsin lühikese rihma otsa ja nii tore on näha, kui inimesel on kergendustunne ja ta julgeb ikkagi tulla must mööda ja ma ei taha näha seda, et kui ma olen inimesega kohakuti, et siis ta kuidagi teeb sihukese kiirema liigutuse, et ruttu mööda saada, et see ei ole okei, kui teised inimesed ühiskonnas peavad tundma nagu ärevust. Ja teine on ka see, et ikkagi ka maailma parim kasvatatud koer mingitel asjaoludel, ma ei arva, et ta ründab, see on nagu suhteliselt vähe tõenäoline, aga minu koer näiteks ükskord ühe inimese peal hüppas. Ja talle vist see inimene väga meeldis, aga kuulge, andke andeks, mina küll ei taha, et mulle suur võõras koer üles hüppab, eks. Nii et selles mõttes me ikkagi peame koeraomanikena olema, isegi kui me oleme kindlad, et nad ei lähe nuusutama, siis ma arvan, et see, et nad on meil kontrolli all, see on nagu hästi tähtis, eks ole ju. Ühe korra mul oli isegi selline tunne, et ma mõtlesin, et ma liikluses osaledes, et pean auto kinni ja lähen sekkun, sest et oligi selline olukord, nagu Nõmme tänavatel on, et meil on siuke blankaed ühel pool, teisel pool sõidutee, tuli memmeke ühelt poolt ja siis tulid mingid mehed tulid oma siukese iigel suure, et selgelt sõbraliku koeraga tulid vastu ja see memmeke ta surus ennast vastu seda blankaeda näoga ja ta nagu ta kartis nii väga, tal polnud mitte kuhugi minna, ta ei saanud autoteele hüpata ja need mehed, nad ei saanud sellest aru, nad lasid sellel koeral tegelikult teda nuusutama minna ja jah, see koer oli tõesti sõbralik, aga miks peab teine inimene tundma sellist hirmu tänaval jalutades? Ja mõtle, kui seal plangu taga oleks teine koer olnud. Ja kui näiteks oleks juhtunud hoopis selline asi, et see sõbralik koer ei ole sõbralik teiste koerte suhtes, oleks hakanud mingisugune tohutu mäselemine ja haukumine seal memmekese selja taga, üldse mitte sõltuvalt sellest memmekesest, nii et jah, neid olukordi peab ikkagi nagu arvestama. Et seetõttu me räägime pärast natuke lähemalt ka, aga et kas me nüüd neid peame igale poole kaasa võtma. Aga siis muidugi koera seisukohalt ka. Sellepärast, et on ju hulk koeri, kelle jaoks on võõrad inimesed, on väga suur väljakutse ja neile see ei meeldi. Et ma saan aru, kui ma pean trammis sõitma oma koeraga, siis ta peabki seal inimeste vahel kuidagi hakkama saama ja seetõttu mulle tundub ka see suukorvi nõue isegi õigustatud, sest et seal võib vabalt juhtuda, et keegi astub talle käpa peale. Eks ole ju? Et see võib juhtuda, me ei taha, et nii juhtub, aga võib juhtuda. Just, et tegelikult nendes kitsades kohtades liikumiseks ongi väga kindlad koerad, kes saavad sellega hästi hakkama ja kelle jaoks on igatepidi okei ja on koeri, kelle jaoks ei hakkagi kunagi sobima. Sellest tuleb ka alati aru saada, et milline see meie koer on ja mitte ainult see, et kas ta tuleb toime inimeste lähedusega, aga see sama tramm võib tegelikult õudne olla ja samamoodi väga paljud koerad tunnevad ennast tegelikult võõras keskkonnas ebamugavalt, et neil mida vähem on seda kogemust või mida rohkem on ka väga halbu kogemusi, nagu koera mõistes, mitte meie mõistes, meie meelest on võib-olla kõik väga tore olnud, aga koera jaoks on olnud, et pidevalt minnakse kuskile kodust väljapoole, mingid inimesed näpivad teda, mingid inimesed ajavad teda taga, tahavad pai teha ja lõpuks ongi sellel koeral on nii õudne minna sellistesse keskkondadesse ja mõnel polegi mingit sellist kogemust, mõni on lihtsalt ongi tundlikum, et sellega peab alati arvestama, et mis see koer ka tahab. No ma arvan, et ongi keeruline, kui koer ei ole üldse pidanud sõitma ühistranspordis, et siis äkki ta on juba, ma ei tea, mingi 5-aastane, jälle võib olla mingi nii stoiline rahulik koer, et tal on suva, omanik läheb ees, lähen järgi. Aga üldiselt, mida ma ikka ka püüan kutsikomanikele rääkida, ma arvan, et sina ka, et kui teil vähegi on ette näha, et te peate minema, ma ei tea, laeva või veel hullem lennukisse või kuhu iganes, et te peate seda asja nagu harjutama ikka väiksest peale, sest väiksest peale on need asjad nii palju lihtsamad nagu teha kui täiskasvanud koeraga. Just, et kui kutsikale ikkagi anda siuke lai silmaring, et ma olen selle poolt, et lihtsalt lai silmaring, et ta ei peagi kõikide ühistranspordi liikidega sõitma, ta ei pea kõiki asju kogema, aga kui tal on teadmised, et ta saab käia sellistes kohtades, on ka selliseid kohti, et siis selline koer kohaneb palju kergemini ära kui selline koer, kes ongi kuskilt maalt tulnud on ju ja pole kunagi nagu seda teinud, et ma näen, et tänapäeval võib-olla vahepeal lähevadki need ootused ja koerte võimekused põrkuvad, et meil on hästi palju Eestis ju häid inimesi, kes armastavad päästa neid teise ringi koeri, kellel on mingi kohutav taust, aga kui neid päästa keskkonda, kus tegelikult on nendel koertel neil pole kutsikast peale neid kogemusi olnud ja neil on tegelikult võib-olla ka mingid traumataustad, siis nad ei kohanegi ära. Seda ongi palju tahetud. See on keeruline jah.
aga sa mainisid korra seda, et neid on võib-olla liiga palju ka nii-öelda taga aetud, et pai tegemiseks, sest jälle ega inimesed ju tahavad head, eks ju, aga me peame alati mõtlema oma koera peale ja väga raske on, ma arvan, kutsikaga jalutades öelda vastutulijatele, kes nagu heatahtlikult, et oi, teil on nii armas kutsikas, et kas ma tohin paitada, ja samas ei pruugi see selle kutsikale nagu meeldida, et mis nõu sa annad, seepärast, et ma olen ise sellega teinekord seal kutsikakoolis hädas olnud, kui oli COVID aeg, siis oli lihtne, siis ütles kõigile stopp, ei tule lähemale kui meeter, eks ole ju. Aga nüüd, et ühest küljest on ju tore, et inimene tahab oma lapsele tutvustada koera, teist küljest me peame vaatama, et see kõik toimuks niimoodi, et ka koeral oleks sobiv, et on sul häid nippe selle kohta? Seal on see, et üks esimesi asju, mis ma alati teen, ongi, et ma jalutades koeraga, ma vaatangi ringi, et mitte ainult viisakuse pärast, et kus need inimesed on, aga ma vaatan ka selle pilguga, et kui ma näen, et inimene tunneb mu koera vastu huvi, siis ma vaatan, mis koer mul parasjagu rihma otsas on, et mul on erinevad koerad, mõni on väga sotsiaalne, mõni ei ole nii sotsiaalne ja mõnega on olnud ka seda, et ta on küll väga sotsiaalne, aga ta on natuke liiga palju lihtsalt nende inimeste jaoks. Kui ma juba tean seda, et mu koer ei tule hästi toime sellega, siis ma võtan ka, hoian seda distantsi, et mitte sellist nagu 2-meetrist distantsi, vaid ma hoian julgelt juba mingi 20-30 meetri kauguselt, ma hakkan juba tegema mingeid valikuid. Ma ei jookse kuhugi põõsasse, ma ei põgene kuhugi ära, aga ma lihtsalt kaldun kõrvale ja mis ma veel teen on see, et ma ei võta nende inimestega silmsidet. Ma väldin seda nagu, või siis äärmisel juhul ma võib-olla naeratan, aga kohe keeran ümber, et ma annan selge signaali, et ma ei ole sotsiaalseks suhtluseks avatud, et see on hästi-hästi oluline. Võib-olla koer on sul tore, aga sa ise oled hästi vastik inimene. Tavaliselt ma ikka naeratan ja tänan inimesi, kui ütlengi, mõnikord on ka see, et ma teen sellist nagu ennustan ette soovitud käitumist, ehk siis ma ütlen, et aitäh, me treenime, et aitäh, et ei tulnud pai tegema. Me olimegi tublid, me ei tule. See on tore, ja üldse, ma olengi tähele pannud seda, et kui on need soovimatud kontaktid, siis on kõige ladusamalt läheb siis, kui jääda tegelikult rahulikuks ja sõbralikuks, isegi kui tekib see küsimus, et miks see olukord tekkis. Et siis tegelikult inimesed saavad paremini aru ja on lihtsam nagu lahendada neid. Mulle alati on see nii meeldinud, kui see täitsa väiksed lapsed ja mul on paar korda olnud, et ta tuleb, seisab kaugemale ja ütleb, et kas ma tohin teie koerale pai teha. Ja siis saad aru, et kui hea kodune kasvatus, et et nii hästi on kasvatatud, eks ju. Et ja muidugi, mul on sõbralik koer ja ma luban teha loomulikult, aga ma pean ta saama ka, et ta istub, et mitte, et ta hakkab nii elevile läheb sellest, et laps tuli ja võib-olla hüppab või teeb midagi sellist, mis last ehmatab. Meil täna trennis näiteks oligi selline olukord, et meil on seal mänguväljaku kõrval, teeme omal koertega trenni ja nii toredasti üks ema on iga kord umbes samal ajal oma lapsega ja alati räägib niimoodi talle, et kui sa teevad trenni, ärme sega, rahulikult vaatame ja siis me nüüd läksime ja küsisime, et kas laps tahaks tegelikult koertele tere öelda, et pakkusime ise selle võimaluse välja. Nad olid avatud ja ma sain ühtlasi kohe ka neile rääkida, et vaata, see koer siin, tema on sõbralik, temaga me saame seda teha. Teised mitte, et nad ei ole sõbralikud, mitte seda, aga teistega võib-olla ei ole mõtet sellel kontaktil, et seda tuleb alati vaadata, sest et koer ükskõik kui sõbralik ta siiamaani olnud on ja niimoodi, koer käib ju alati ringi relvastatuna, selles mõttes, et me ei saa, isegi kui ta mänguhoos teeb midagi, siis lapsest käib ta jõud nii kiiresti, nii kergesti üle, et tegelikult alati tuleb 10 korda mõõta ja 1 kord lõigata. Ehk siis, kui ma lasingi neil tutvuda, siis ma suunasin omal selle koeradena lamavasse asendisse, ma hoidsin rihma lühikese, ma jälgisin, et see kõik oleks selles mõttes kontrollitud, see koer tundis ennast selles olukorras mugavalt ja siis lasin neil teha niimoodi selja peale pai, mitte selliselt, et näed, siin nüüd mu koer on ja siis ta hüppab neile peale. Et seda saab kasutada ka nagu treeningu osana, et näiteks ütledki inimestele, et muidugi, aga ta peab kõigepealt istuma, et ma annan oma maiuse teile, et kui ta istub, et siis te võite siis saab õpetada ka, kuidas ta maiust anda, nii et sõrmi ära ei sööda, eks ju. Ja siis selline inimene, kes viitsib kõik selle kadalippu läbi teha, siis see ongi nagu inimene, kellega tasub vaeva näha, aga selline, kes tahaks lihtsalt mööda minnes koera pähe patsutada, sellele on parem siis mitte lubada ilmselt, eks ole ju. Aga siis on meil veel ju need vaesed koerad, kes ennast ei tunne teiste koerte hulgas mugavalt. Neile võivad inimesed väga meeldida, aga siis on tal selja taga on üks, siis kõrval on teine ja et ka neid inimesi, kes tahavad vedada oma koeri suurde seltskonda, ma ei ole ise näinud, aga keegi ütles, et ta pidi ka sekkuma, et nägi koera aia juures, koeral oli kõik 4 jalga vastu maad, et ta ei taha minna sinna koera aeda ja mine mängi, seal on lahedad tüübid.
et nüüd räägime neile ka natuke mingisugust. Jaa, et see on tõesti ka, et tegelikult palju sagedamini, kui koerad kardavad inimesi või uusi kohti, palju sagedamini tegelikult ongi koertel probleem teiste koertega ja see ei pruugi tähendada, et nad kardavad, nad võivad olla ka lihtsalt üle erutunud, mõni võib olla selline, kes tahabki kaklema minna ja ongi selline kakekolluinu, et ja seda tegelikult paljud koeraomanikud ei teagi kutsikat võttes, et see on üldse asi, millele tähelepanu pöörata, sest et see võib kõik su plaanid nässu keerata. Kui sul on koer, kes reageerib teiste koerte peale üle, sa ei saa temaga normaalselt jalutada kohtades, igal pool jalutavad inimesed oma koertega. Ja sellise koera puhul on tegelikult vaja jällegi väga hoolega mõelda, et kuhu sa lähed temaga ja miks sa lähed temaga. Ja isegi kui sul ei ole selline koer, isegi kui sul on täiesti normaalne sotsiaalne koer, põhjus, miks mina näiteks enda koertega ei käi kuskil rannas või sellistes kohtades, ma tean, et seal on või parkides, avalikes parkides, väga hoolega valin, kuhu ma üldse lähen, sellepärast et ma tean, et seal on inimesi, kes jalutavad oma koertega lahtiselt, kes ei jälgi, kes ei arvesta teistega ja ma ei taha seda üllatust, et ma rahulikult olen seal oma koeraga, mul on kõik kontrolli all ja siis järsku tuleb kuskilt mingi võõras piigl ja hakkab mu koeraga mängima või veel hullem tulebki mingisugune koer, kes tuleb kallale. Et, ja ta ei peagi olema, see teine koer ei pea olema ju kuri, ta võib olla sõbralik, aga lihtsalt minul on sellest janti kui palju, et eriti kui mu koerale ei meeldi teised koerad. Ja see on tegelikult ei ole jälle ka mingisugune minu meelest üldse õnnetus, et ma pean tihtipeale oma kutsikakooli koeraomanikke lohutama, et kui teie koer ei taha suhelda teiste koertega, et siis te võiste hoopis õnnelik olla, sest siis ta tahab suhelda rohkem teiega, et tema tähelepanu rohkem teie peal, kui sellel koeral, kellel on kogu kõrvad kuklased, kui tore, et lähme mängima. No, ma ei mõtle nagu seda koera, kes kardab ja kes on nagu läheb reaktiivseks ärevaks, aga on sellised koeri, kellel on nagu ükskõik, et on küll siin, aga ma võin mängida, aga mind ei huvita, eks ole ju. Et need, kes kardavad, need on muidugi teine lugu, see on keeruline üldse. See on tegelikult, mulle nii meeldib, et sa selle välja tõid, sest et tegelikult mulle tundub, et tihtipeale inimesed ei tea seda, et see ongi kõige tasakaalukam ja sotsiaalsem koer, kes tegelikult teistest koertest välja ei tee. Et nagu mul esimene koer oli selline, et ma mäletan, et ma alati mõtlesin, et miks, et sa oled ju sõbralik, et miks ei mängi, mine ja mängi, aga mitte et teda ei huvitanud, aga ta luges teiste signaale, ta sai aru, millal see on kohane, millal see ei ole kohane ja valdavalt 2 täiskasvanud koera, nende jaoks ongi loomulik tegelikult koos kulgeda pigem ja pissida seal üksteise võidu mingeid kohti ja nuusutada ja vahepeal nad silkavad ühes suunas, aga tegelikult sellist omavahelist mängu mõned koerad teevad rohkem, aga enamasti ikkagi selles vanuses see tasakaalukas koer seda nagu nii väga ei ihale. Jah, et see on tõesti selline naljakas arusaamine, et kõik koerad peaksid omavahel tohutud sõbrad olema, et seda müüti. Ja see sõprus ongi siis tegelikult hoopiski see, et lihtsalt oleme ühes ruumis ja ärme suhtle põhimõtteliselt. aga siit jõuame ka selle teemani, mida ma tegelikult väga tahtsin puudutada, on siis see, et kevaditi ikka teinekord armastatakse korraldada selliseid üritusi ja me oleme siin omavahel mitmete inimestega arutanud, et need ei ole nagu väga läbimõeldud üritused, et kui teha nüüd mingis lasteaias või koolis, siis lemmikloomapäev, lemmikloomapäev ise on super mõte, see on väga tore, aga lihtsalt, et mitte innustada neid lapsukesi oma lemmikloomi kaasa tassima. Eks ole, sest me ei hakka praegu rääkima kassist, kes võib ära joosta ja kellel üldse ei meeldi mingid võõrad kohad ja me ei räägi mingitest muudest väiksematest loomadest, aga isegi kui me räägime koerast, siis ka kooliõpilasel ja küll kui keskkooliõpilasel on tema oma koer, kellega on ta trennis käinud ja kes on tal kontrolli all, aga kui lihtsalt laps hakkab ema, mul on homme koolis päev, et ma võtan pontu kaasa, tegelikult ta pole see pontuga isegi jalutamas käinud, mis meil võib juhtuda seal? No, kui meil on mitu sellist pointut, eks ole ju. Seal võib palju asju juhtuda, et tegelikult alati, kui me paneme võõrad loomad ühele pinnale kokku, siis võib igasuguseid asju juhtuda ja isegi kui on oskustega inimesed, läheb see hapuks, et kui näiteks mina lähen kooli näiteks tutvustama oma koeri ja tuleb kuskilt teisest kohast, tuleb keegi oma mingite kassidega, niimoodi, et ma ei tea ka, et ta tuleb kassidega, sealt võib minna hästi, võib minna ka nagu imelikuks asi, eriti kui sõltub nüüd sellest, aga vaata, kui me räägime nüüd lastest ja lastele selle vastutuse panemisest, et nad looma peaksid haldama, siis lapsed tegelikult nad ei ole selleks küpsed. Eriti kui me räägime väga noortest lastest, aga tegelikult ka siis, kui me räägime teismelistest, et sellistes olukordades teha neid nagu
kui me räägime veel erinevatest liikidest, on ju, et kõik liigi spetsiifilised vajadused oleksid kaetud, et sellel loomal oleks, et ta ei saaks viga, et tal tervis ei kannataks, on ju, et tal ei tekiks mingit ärevust ja nii edasi, sest et mida ma olen näinud, on sellistel üritustel ongi, et mingid jänkud on pandud kuskile puuri ja siis mingi koer jookseb seal ümber selle puuri, et mida need jänkud tegelikult seal tunnevad, et meil on naljakas võib-olla vaadata, aga ja tegelikult mitte see koer harjutab, koer järgmine kord, kui sarnasesse olukorda satub, läheb veel nagu ka on ju hoogu, et see on ja tegelikult isegi, kui haridusasutustesse lähevad nagu väljastpoolt tulevad inimesed, siis ka nende puhul tegelikult peaks ikkagi päris range filter olema ja mõtlema läbi selle, et mismoodi see korraldatud on. Mulle väga meeldis näiteks, ma käisin oma lapsega, käisin ühes loomateatris, meil on Mironovi talu, on selline koht ja võt nendel on hästi korraldatud see asi, neil on erinevad loomad ja nad teevad sellist show'd, ehk siis ongi, et inimesed tulevad, ostavad nagu teatripileti, osalevad seal nagu, aga mis seal on tehtud, on see, et see nagu publiku osa seal vahel on sükene aed, et ei saa tulla publikust keegi ootamatult karjudes joosta laps, et oih, kogemata juhtus, selline asi on välistatud ja need loomad on omaenda turvalisel territooriumil ja siis nad teevad seal selle platsi peal trikke. Ja nii vahvalt ka, et loomad ju väsivad ära, on ju, et seal on arvestatud ka sellega, et kui need loomad vahepeal, nad saavad seal preemiaid ja kõike, aga kui loomade vahetus on, et siis vahepeal täidetakse see aeg nagu millegi muuga ära, et need loomad ei ole sellised nagu väntsutatud, et kui see asi on niimoodi korraldatud, et näiteks kui me lähmegi koeraga lasteaeda, siis tegelikult oleks ka mõistlik oleks, kui seal oleks siuke aiaga eraldatud osa ikkagi või mingisugune võimalus, et kui sellel ühele hästi impulsiivsel lapsel ikka tuleb pähe see mõte, ega kõiki ei hoia ju kõvasti kinni, et ta kogemata ei läheks või vastupidi, et kui sellel koeral kunagi ei tea, loomad on ju loomad päeva lõpuks, et kunagi ei tea, et tal tuleb mingisugune mõte, on ju, jookseb, võib-olla vaatab, et lapsel on mingi mänguassi käes, tormab sinna kõige paremate kavatsustega ja sellel võivad olla tõsised tagajärjed. Et sellepärast on see vastutus on väga suur ja samal ajal on tore, et tehakse loomadega selliseid, lastel on seda loomadega kontakti vaja. Aga mis ma võib-olla siia oma selle monoloogi lõppu ütleksingi, on see, et öeldakse seda, et lastele õpetavad loomad empaatiat, aga tegelikult ainult sellisel juhul, kui täiskasvanud lapsi suunavad. Vastasel korral võib juhtuda vastupidine asi, vastasel korral võib juhtuda see, et kui näiteks tuuakse lastele lasteaeda mingisugused loomad ja öeldakse, et näed, siin on nüüd jänkud, tulge tehke kõik paid, siis lapsed õpivad tegelikult objektiseerima hoopiski loomi ja see on see täpselt vastupidine asi empaatiale. Ehk siis meil on loomadega võimalik õpetada ka hoopiski probleemseid nagu mõttemustreid. See on see siukene väntsutamine, eks ole just. Et igaüks tahab pai teha, aga nemad ei ole suutelised arvestama sellega, et jänku väsib ära ja talle ei meeldi. Ma praegu mõtlen, et vanarahva tarkus oli ju selline, et kassipojaga ei tohi solgutada, et talle midagi juhtus. Ma siis mõtlema nagu veterinaarmeditsiinis, et mis ta kõik juhtuda saab, aga ilmselt see oligi nagu see tarkus, et laske kassipojal rahulikult olla, et las ta nüüd magab, et ei saa, muidu lapsed võiks ju hommikust õhtuni teda vankrisse panna ja riidesse panda ja ma ei tea, mida kõike teha, aga kass ju ei vaja seda, aga siis tahaks ikkagi oma elu elada, eks ju. Mul selle teatriga tuli veel siuke mõte pähe, et sinna ilmselt ei lubata külastajaid teiste loomadega, sellepärast, et siis läheks väga segaseks asi. See on seal ka reguleeritud, et neil on tõesti nagu väga läbi mõeldud. Ma ei ütle nüüd seda, et neil ka kunagi seal midagi veidrat ei juhtu, aga mulle see näide väga meeldis, et minu meelest, kui meil oleks rohkem selliseid kohti, siis oleks tõesti nagu parem, sest et ma tean, et kas või kui loomaaias käia, siis tihtipeale see minisuuala on selline, kus keegi ei juhenda lapsi, kus lapsed saavad nagu neid loomi katsuda ja teha ja kõike. See on tegelikult jama, sellepärast, et olgu, mulle meeldivad muidugi need kitsed, kes on igal pool alati sellised, et ükskõik mis siin toimub, me oleme nagu okei sellega, et ma imestan neid, aga tegelikult on, et kui lapsed ja loomad on suhtluses, peaks olema ikkagi seal see suunamine. See on huvitav, võib-olla nii juhtu, ma kujutaks küll ette, et seal peaks olema keegi. Seal vist on keegi, aga see keegi ei jõua kõikjal korraga olla. Loomasõpradele, teismelistele võib-olla üleskutse loomaia poolt, et tõesti, see on tähtis, et seda juhendatakse. Aga muidugi inimesed juba hakkavad igal poole. No ma saan aru, restorani ja baari mina oma koera õpetasin ka, siis oli selline, näärsin, et sotsialiseerimine minu koeral toimus Kalamaja baarides, aga
see oli tähtis, et ta teab, et ta lamab minu kõrval ja nii kaua lamab, kuni me ära läheme ja saab hakkama ja noh, neid koerasõbralikke baare, restorane on ikka väga palju, kohe tuuakse joogikauss ja nii edasi, aga ja noh, see võib tõesti olla selline hetk, et sul ei olegi teda jätta, kas või reisi peal, eks ole, oled ja sul, aga ma ei tea, teatrisse neid õnneks ei tassita vist veel. Mina ei saa aru sellest, nendest koera kinoseanssidest, kas sina saad sellest, mis selle mõte on? Ma tegelikult ei saa sellest hästi aru ja ma tegelikult sellistel hetkedel ikkagi mõtlen veidikene ka sellele, et esiteks koerad ajavad karvu. Tegelikult mul, noh, kui me lähme näiteks teatrisse või kinno, siis me tavaliselt isegi meie käime ju seal riietega, mis võib-olla, mida me ei taha karvaseks saada, isegi meie, see on koerahullud. Just isegi koerahullud, et lähed musta kleidiga näiteks teatrisse, tegelikult ei taha ju, et see saab seal kuidagi karvaseks. Mina kui mõtlen, kui selle koera peale on eriti teatris, ma tõesti, nad ei käi, ilmselt ja loodetavasti ei hakka ka käima, aga kino, et kunagi, kui minu käest küsiti, mingi kino tahtis teha spets koera seanssi, kus minu arvamus, ma ei näe mingit vajadust, sest et koera kuulmine on nii hea, et siis te peate selle väga vaikse selle seansi tegema. Mitte mingil juhul ta ei saa olla selline nagu normaalne seanss, see on meie jaokski liiga kõva. Ja mida see koer vilgub, sähvib, müriseb, undab, mis see tema emotsioon seal? No olen omanikuga koos, see on ainus asi. Aga kui sul on nii ärev koer, keda sa ei saa üksi jätta, no siis see kinoga ilmselt pole hea mõte. Ja kui sul on normaalne koer, kes hea meelega kodus magab, no magab siis see 2,5 tundi, kui sa kinos oled. Nii et mulle tundub, et see on nagu selline inimeste jaoks rohkem ja üldse mitte loomi arvestav. Tegelikult ongi see, et alati kui looma kaasa võtta endaga kuskile, siis tegelikult võiks endalt küsida, et mida see loom sellest saab. Ma näen, et hästi sageli võetakse kaasa just sellest süümepiinast, et kuidas me lähme perega randa, jätame koera koju. Aga tegelikult sellel koeral nagu võib-olla ei ole seal, tal on esimese hooga tore olla ja võib-olla mingid osad sellest ajast on tore, aga tegelikult kui ta selle kuuma liiva peal näiteks seal on pikalt, see tegelikult ei ole asi, mida ta nagu naudib ja kui ta ei saa seal veel vabalt olla, sest et tegelikult viisakas on teda rihmas hoida, siis tekib see küsimus ja samamoodi kõikide nende kohvikute ja asjadega, et ma ei ole sellele vastu, ma ise olen ka käinud kohvikus ja ma käin edaspidi ka, aga ma käingi siis, kui mul on nagu sellel mingisugune mõte, kas siis on, ma tahan koerale midagi õpetada või siis mul pole lihtsalt seda koera kuumal suvepäeval kuhugi panna, et ma ei taha teda autosse jätta sellistel juhtudel, aga siis ma ka tegelikult ikkagi valin nagu natukene seda, et kuhu ma lähen, millisesse keskkonda täpsemalt et see koera arvamus on kahel põhjusel ju oluline. Üks on see, et mida see koer tunneb nagu empaatilises mõttes, aga teine asi on ka see, et meid tegelikult ühiskonnas peaks huvitama, et koeral ei oleks halb olla, sellepärast, et kui koeral hakkab halb, tal on hirmus, siis hakkavad juhtuma ka asjad, siis võib see koer tegelikult ühel hetkel ka sammustada või lahti pääseda ja ära joosta või mis iganes muid asju juhtuda, et me ei taha tegelikult, et koerad ennast niimoodi tunneks, et alati tuleb küsida, et mis see loom sellest saab. Rand on ja minu jaoks ka täpselt see, et minu koerale meeldib väga ujuda ja meie rannas tegelikult tohib käia. Aga no ma ei kujuta ette, et ma keset päeva valava päikesega süsimusta koeraga seal oleksin. No mis mõttes? Et see tähendab, et ma käin taga hommikul vara, käime ära selle oma tiiru, ta saab ujuda, ta saab seal kaevata ja siis, kui ma ise tahan lebaskleda seal, siis ma lähen ilma koerata, et ma ei näe nagu mingit, see jutt, et ta saab vilusse minna, no läheb see koer su juurest ära, ta tahab inimeste juures olla. Siis oled ise ka vilus. Siis oled ise ka vilus, aga seda sa jälle ei taha. See on just, võtta siin ongi see, et see on tegelikult alati, kui me loomaga lähme kuhugi, siis see on süke, me peame midagi andma ise. Me peame andma esiteks oma mugavusest, me peamegi istuma seal varjus, siis meil on see kogu aeg see koera rihm on käes, siis me peame mõtlema sellele, kuidas ta ennast tunneb, me peame kogu aeg ringi raalima tegelikult, kas tuleb kuskilt mingi loom, kõik see ju väsitab, et miks me ennast sellesse olukorda paneme, tasub ka nagu mõnikord küsida, et mis see nagu point on, et sama hästi ma võin ju käia hommikul kiiresti, kõigepealt koertega väikese sükese ujumisringi ära ja siis minna ja nautida ja lõõgastuda ka ise. Et see on huvitav, et tegelikult inimesed ju lastega nii sellises kohtades käies nad ju arvestavad. Sa ei saa minna 2-aastase lapsega olla lõõskava päikese käes ilma veeta ja ilma selleta, et ta sul ringi rallib ja sa pead tal sabas jooksma kogu aeg, pluss siis, eks ole, et ka peab natuke vilus olema, võib-olla ta tahab magada. Ega koer ju ei ole meil täiskasvanu, koer on ju ka meil tegelikult selline 2-aastane laps umbes, aga koera puhul, kui ta saab suureks, millega pärast arvatakse, et ta saab kõikide asjadega sama hästi hakkama nagu meie. Ja sama on näiteks pood.
isegi kui ma ausalt ei tea, kuidas meil siin poodi, siis nende väikeste sülekoortega käiakse ja see selleks, nad on seal kotis või seljakotis ja las nad siis olla ja nad ongi harjunud seal olema. Aga ma ei kujuta ette, et ma lähen oma suure koeraga, ehkki ta käitub hästi, ma lähen poodi. Tihtipeale poes on mul endalgi kitsas, mul hakkab vahetevahel siuke inimesed on ees ja mis nad kiiremini kõnnivad, mis nad siis on seal niisugused lõhnad. Jälle tekib mul selline küsimus, et miks ma peaks seda oma koerale korraldama? Okei, jälle, kui ma ei saa teda jätta millegi pärast, siis võib-olla tõesti, sest ega mul see poe ukse taha jätmine ka austus ei meeldi. Ehkki mina arvan, et minu koera sealt keegi varastama ei lähe, aga mul on alati selline tunne, et ma ei lähe üheski poest enne ära, kui ma näen, et omanik on koeraga ära läinud, mul on kogu aeg tunne, et äkki keegi on jätud selle sinna. Vaata harva jäetakse ju ka tänapäeval, eks. Aga et sa tassita sinna poodi kaasa, ma ei tea, ei ole tore ju. No, see ongi selline jälle, siis sul on kohe see vastutus, sest et isase koeraga näiteks jalutades seal poes, sa pead ju tähelepanelik olema, et ta ei hakkaks sul seal pissima. Ma ei ütle, et emased nüüd ei teeks seda, aga isastega need vertikaalpinnad võivad väga kergesti seda tekitada ja jällegi ma ei taha käia poes, kus võib-olla on kellegi koer nagu jalgatast mu juustude peale, mis ma ostma hakkan. Et see on nagu ja ma saan sellest vajadusest aru, ma saan aru, et näiteks kui inimesel ongi, tal on väiksed lapsed, tal on koer, tal on vaja, jõudis õhtul koju, tal on vaja nii laste kui koertega laps lasteaiast tuua ja siis on vaja käia poes, ma saan aru sellest, et siis võib tekkida see vajadus, et kui sa lähed jala ka, et siis see koer kuskile jätta, et parem see, kui nagu jätta see koer nagu koju, et ma saan sellest aru, aga see on asi, mida tuleb siis nagu harjutada ja õpetada ja siis tuleks ka ikkagi vaadata seda, et see koer nagu ei segaks. Et mis ma pean muidugi ütlema inimeste kiituseks on see, et nii palju, kui mina olen poes kohanud koeri, et kui nad on poes sees, siis võt need koerad on üldiselt ikkagi hallatud olnud. Mulle meeldib see, et nad ei laperda niimoodi, nagu me parkides või mujal näeme. Ja üldiselt neid ikkagi, ütleme nii, et neid koeri, kes poes on, minu meelest enamasti need ongi need väiksed sülekoerad ja selliseid, et kes seal niimoodi rihma otsas on, kui sellist suurt koera, tõesti, ega sa ei saa, kui ta on väga suur, ta võtab sul lihtsalt mingi vorstitükki hambusse ja kogu lugu võib-olla. Neid suuri väga ei ole ka, aga ma olen lihtsalt mõelnud, et huvitav, et kas see läheb edasi see mood, et hakatakse siis niimoodi suurte koertega ka poes käima, aga ma arvan, et neil endal jälle ei ole seal, neil on liiga palju võib-olla informatsiooni seal, et see läheb natuke keeruliseks. Räägime natukene, meil on nii kiiresti see pool tundi juba läinud, et räägime natuke jalutamisest, sest mul on vahel selline tunne, et on kaks äärmust. Üks on see, et inimene üldse ei halda oma looma ja siis see loom tirib teda ükskõik kuhu iganes, eks ole, vaene omanik on seal rihma otsas nagu pannkleks sõljub tal seal järgi. Aga teine äärmus, mis on ka ei ole üldse tore, on see, et see vaene koer peab käima selle omaniku jala juures ja siis jalutuskäik on selline nagu mingi reisisõjakool, tšah, käiakse ringi ära, et isegi ei saa kordagi nuusutada. Et kaks sõna võib-olla sellest nuusutamise tähtsusest seal jalutuskäigul, et see on ju kõige olulisem selle jalutuskäigu juures vist. Jaa, et siin ongi, mida ma näen ka neid kahte äärmust, aga õnneks ma näen ka väga palju neid vahepealseid variante ja tegelikult ongi, et igal asjal on ju oma aeg ja koht, et kui on vajagi kitsast kohast minna, kus ei tohi mingil juhul pissida ja kedagi nuusutada, siis on mõistlik võtta koer niimoodi kõrvale, aga tõepoolest, et kui nagu see jalutuskäik selliselt pikalt kestab ja koer nagu ei või isegi mitte vaadata ringi, siis see tekitab küsimusi, et mis selle jalutuskäigu mõte on, mis see sellele koerale andma peaks, sest et tegelikult nii palju, kui ma üldse koeri pidanud olen, ma ei ole näinud, et rihma otsas jalutamine üleüldiselt tegelikult rahuldaks nende kõiki vajadusi, et seal on niikuinii me teeme kompromisse, aga kui ma nüüd veel piiran seda nagu võimalust nuusutada, siis mis see mõte on, miks ma selle koera kaasa võtsin, miks ma siis üksi jalutama ei läinud, et see on nagu ja seal on ka see, et tõesti, et mis me nagu ka võib-olla ise endale teeme, et kui me peame seda koera kontrollima kogu selle aja jalutuskäigul, siis see ei ole endale tore, see ei ole koerale tore ja see kõrvalt vaadates ei paista ka nagu väga tore välja, aga samas selline vaba laperdamine ei ole ka hea, et eks sinna tulebki kompromissid leida ja mõelda, et kus, mida siis kohane teha on. Me oleme viimase oma koeraga niimoodi teinud, et lähme uksest välja, laseme tal valida. Et saab, kummale poole ta pöörab siis ja tõesti vahel ta pöörab vasakule ja siis läheb krullikvartarisse ja kord pöörab paremale, ükskord läks otse joonelt viinapoodi, see oli küll natuke naljakas. Aga eile ma just proovisin, läks mööda, ei tahtnud viinapoodi minna.
jaa, mulle nii meeldib see. See tore ja siis on, ega siis on ju see hädategemise koha otsimine on ju ka nii keeruline ja võtab ju nii palju aega, et üks ei sobi ja teine ei sobi ja seda kõike, kui me oleme juba koera endale võtnud, siis me peame seda kõike neile võimaldama, eks ole. Ja koerad on ka erinevad, sest et ongi, mõnel on seda nagu vabadust väga palju vaja, on ju, samal ajal, kui ma mõtlen oma belglase peale, et sellele, tal ei tule head valikut, tal tulevad kogu aeg ainult mingisugused hullumeelsed valikud, nii et tema puhul mul on mõistlik sellistes kohtades, kus neid segajaid rohkem on, mul on mõistlik talle öelda, et kuule, keskendu nüüd, on ju. Kui ma Husky'ga sama asja hakkan tegema, ta nagu, tema vajab seda, et tal on vaja nuusutada, tal on vaja läbi mõelda, kuhu ta täpselt on ja tihtipeale on ka see, et tegelikult hästi sageli, mida ma näen, et inimesed võib-olla ei tee piisavalt, on see, et peatuks ja laseks sellel koeral tõesti põhjalikult nuusutada selle ühe koha ära. Selliselt, et ta saab tõesti selle informatsiooni kätte, mitte niimoodi, et ta saab selle ühe tükikese, et näed, siin oli keegi käis, aga kes ta oli, ei jõudnud hoomata, et see on tegelikult väga frustreeriv, ma kujutan ette. See on juba selline, et vaatasid treileri ära ja nii põnev film, ei näita sulle, kiusu pärast ei näita, võt ei saa, eks ju. Just, ja see võib tegelikult linnakoerast, see võib veel eriti ärevust tekitada, sest et tegelikult on neil raske aru saada sellest, et kui seal see lõhnade kiht on väga-väga suur ja seal on väga-väga palju koeri käinud, on raske aru saada, et kuidas nemad selle keskkonnas suhestuvad, kas neil on seal turvaline ja nii edasi. Mõnikord on mõistlik mitte minna ja lasta neil nuusutada neid kõige populaarsemaid kohti, sest et siis nad võib-olla saavad täitsa šokki, et seal on mingi nii suur kogus on ja kes teab, missuguseid. Siin on mingi kokkutulek toimunud ilma minuta. Ja milliseid feromoone kellegi seal on eritatud, et seal võib olla väga hirmutavaid signaale, mida meie ei saagi oma meeltega ju tajuda. Aga samal ajal, kui me ei lase neil nagu rahulikult nagu kohaneda ja nuusutada, siis võib ka juhtuda teistpidi äärmus, et see koer nagu on ärev selle tõttu, et ei teagi, kes seal elavad, kus ta on. Seal on siga poolik info igalt poolt kogu aeg jõuab temani, eks ole ju. Ja koera aed on selle koha pealt muidugi ka natukene selline keerukas koht, et ühest küljest on ju nii tore, et meil on need võimalused, kus neid koeri saab lahti lasta, aga ma arvan, et igaüks peab ikka kõigepealt oma koera tundma ja teiseks vaatama, et kes need ülejäänud tüübid seal aias ringi kalpsavad ja kui need tunduvad sellised mitte kõige sõbralikumad, siis võib-olla ei ole mõtet oma koera siis panna sellise seisukorraga siis nagu silmitsi, millega ta võib-olla hakkama ei saa. Ja seal on ka, vaata see sõbralikkuse hindamine on ka selline, et seda peab oskama teha, sest et tegelikult enamasti nad ju seal ei kakle, aga just see siuke, et kas saetakse, on tagaaja ja on peale ronija ja siuksed asjad. Ja keegi on nurgas õnnetu kogu aeg, eks ole. Ja täiesti mõttetu on usaldada seda teist võõrast inimest, kui ta hõikab sulle, et ta koer on sõbralik, et tegelikult kui ma ise kunagi Tallinnas elasin, siis ma armastasin nende saadikutes käia, aga ma käisingi seal oma ette. Ma jälgisin seda aega, kui seal teisi polnud. Ja kui ma nägin, et keegi tuli, siis ma tegelikult juba aegsasti, kui kaugelt nägin, ma läksin juba, võtsin oma koera ja läksin ära. Ja siis teatud valitutega, kellega ma nägin, et koertel on siuke vastastikune sümpaatia. Võt nendega me siis läksime spetsiaalselt ja lasime hullata. Aga koertel ka nii nagu meilgi, meil on ju omad kindlad sõbrad. Ega me ju ei lähe ju trollibussi ja ei hakka kõigiga suhtlema seal niimoodi läbisegi, kes iganes ette tuleb, et tšau, minu päev oli selline, et koertel on samamoodi ja osadel veel eriti, osad on väga introvertsed, osad ei taha nagu võõrastega niimoodi suhelda, et seda tuleb ka austada. Eks seda koera keele, kehakeele arusaamist, seda siin me jõudumööda siis üritame teie oma leheküljega. See on ju ka tore. Ütled sa äkki mulle selle nime ka, et kes tahab vaadata. Teadlik koeraomanik, et sealt saab infot ja siis kõikide nende koolitustega, mida me siis siin teeme. Aga et võib-olla siis kõige lihtsam elementaarne tõde siis siia lõppu, et saba liputamine ei tähenda alati sõprust, eks ole. Just, täpselt nii. Et see tähendab, et koer on erutatud, aga kas see erutus on hea või halb, see selgub võib-olla hiljem, nii et ärge hinnake oma koera ainult saba järel, eks ole. Just, täpselt nii on. Nii tore, aitäh Emma, et sul oli aega tulla ja lähme siis treenime oma neid väikseid sõpru edasi, eks ole ju. Aitäh sulle ka, väga tore oli. Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik.